üks päev, kui lapsed magavad. Tundub, et oot-oot, kuhu te siin kolite? Tootmisest tuli vale toon. Ja mul lihtsalt tõesti külmaväline tulid üle terve kere. Okay. See ei ole veel täielikult paigas. Okei. Saate aru lihtsalt. Ma arvasin, et ma küll ei nuta mingite asjade peale, sest ma kõndisin just vannide uksest mööda. Need paigaldajad panevad seda klaasi ja peeglit. Mul tulid nagu siiamaani külmavärinad üle kere jooksmas, siis on lihtsalt nii ilus nagu. Oi, Rinn! Mahu täies ikkuses siia ära lihtsalt. Üks päev, kui lapsed magavad. Terve öö olen siin, ma arvan. Ja siia parem teleka või? Ei, vaikusel ma olen siin. Oho, koristajad juba tulid peale või? Minu ainus töö. Mida? Minu ainus töö siin maja peal. Koristamine. No, aga kõige olulisem töö see tekitab kõige puhtama mulje. Siia katud võib-olla kord aastas või? Või noh, tal oleks 2 korda. Kevadel ja sügisel. Vähemalt sul on korralikult tellinguid siin. Keegi peaks saatma nagu roboti saatma või? Jah. Ja hästi nüüd toimib. Kätte on jõudmas viimane nädalavahetus enne kolimist. Praeguse seisuga tundub, et oot-oot, kuhu te siin kolite? Uksigi pole ja nii edasi kõik. Juhtmed ja augud laes ja nii edasi. Segamini elu. Ja me oleme planeerinud teha pisikesed talgud, kus me siis kutsume enda vanemad külla. Kõige suurem eesmärk oligi esmalt tapeet paigaldada, magamist lastetuppa kui ka mängutuppa. Ja lihtsalt tahtsimegi, et keegi tuleks lapsi vaatama, et me saaks Joosepiga rahulikult siis paigaldada. Aga mõtlesime, et kutsume siis mõlemapoolsed vanemad, et tegelikult ju saab, isad saavad teha siis mingid muid töid. Ja võib-olla on keegi veel tulemas. Et me muidugi ei tahtnud seda väga suureks saada, kuigi ju tööd jagub, aga lihtsalt seetõttu, et meil ei ole siin lastega kõige mugavam olla. Meil ei ole istuda. Kõik on tolmused, meil ei ole mingit mänguasju siin, siis käia kamandad, mida ei või puudutada, sest
võib ju katki minna, et mida vähem lapsi, seda parem. Küll me jõuame neid suuremaid talguid teha koos lastega ka. Vot. Aga list siis, mida on plaanis nädalavahetusel kõik ära teha, ongi järgnev. Kõigepealt tapeetimine, siis akendepesu, siis kõik LED ja spot valgustused, mis meil on tellitud, panna paika vetsupotid, kõik vannitoas olevad segistid ja sellised asjad. Siis pesumasin paika saada, meie toa garderoob kokku panna. Siis ma tahaks tuua maalt meile voodi, sest esialgu me ei osta voodit, kuna see eelarvesse lööks väga suure augu ja meil isegi ei ole seda auku kuskile lüüa, sest raha on otsas. Ühesõnaga me toome maalt voodi, võiks väga hästi klappida meile, küll 160 lai, aga ajame asja esialgu ära. Siis meil on vaja sealt tuua üks riiul, mis meil oli Küüni tänavas ka olemas. Viisime vahepeal selle maale. Selle peaks ära tooma. Siis me toome suurema lapse voodi korterist ära, et madratsi saame hiljem ise tuua. Ja kummuti võiks ka iseenesest ära tuua, kuna see on veidi raskem ja võib-olla kui mõni mees tuleb, siis on hea kolmandalt seda siia tassida. Esmaspäeval tuleb ehitaja, paigaldab siseuksed, mis just jõudsid. Nii, siseuksed said sisse tassitud. Video pealt tundub väga kiire töö, on ju. Vahepeal sai käidud siin, või tähendab iga ukse vahepeal sai käidud last kussutamas. Sest tal oli just mingi unevahetus ja tegelikult ta tahtis magada. Aga siin nad on väga paksud lendid. Ja tundub väga ilus toon olevat, väga ilus spoon. Ja siis Joosep paigaldab siin veel tänavakivi külla veel. Võib-olla üks asi, mis mulle läks meelest lisada sinna listi, on pistikupesade paigaldus või siis need lülitid ja asjad, et suures osas elektrikul on seal kõik asjad tehtud, aga on vaja need katted lihtsalt lisada. Tee pooleks, siis ongi 2 tükki. Tee pooleks. Tee pooleks, siis on 2 tükki. No võtta see.
Väga ilus. Laps on hoitud kuskil. Töö käib. Kopp juba ees, 2 viimast paani. Päev otsa on läinud 2 toatapeediga. Õnneks lapsed on hoitud ja saab tehtud väga palju. Nii palju abelis oli, et aitäh. On ju? Aitäh. Mida? Nii palju olen tehtud saanud. Väga ilus ju. Madre. Tšau! Joosep isa on meil jälle turumees. Paigaldab siin turusid. Sina vaata. Imelik, et on siuksed asjad. Samas selle, et siin näeb. Võrdsin mõtteid olemas. Keeriks ta näed siia keskele vähemalt ära kuidagi. Ta praegu on midagi, ta ei ole nagu vaata. Ühesõnaga, meil on siin viimased 3 ööd veeta. Vaatame siis, kuidas me teeme nende asjadega, aga ma tahaks võimalikult ruttu kõik siit välja saada ja hakata koristama, sest tegelikult on üsna raske koristada, kui elad sees ja pead samal ajal nagu üle andma, et täna linnapäev, midagi muud väga ei planeerigi, et Joosep ja ehitaja panevad siseuksi. Lähengi kohe maja peale, vaatan üle, kas ikka on kõik ilus. Väga imeline kolimine. Kappe veel ei ole, elektrit veel ei ole, aga asjad on vaja sisse tuua. Mänguasjad on juba natukene siin, peab sättima. Raamatud. Mis sa teed? Wow. Kui kolid, siis saad aru, kui palju asju on. Meil on isegi vähe, aga ikka on mingi kastike mänguasjadega, mida tegelikult ei ole kuskile panna, aga elu on pooleli. Nüüd on puhata ja olla lapsega, sest mitte miski pole tähtsam kui nemad, ma arvan. On ju. Niigi lasime ilusti kolida ja sättida. Muidugi, kõige põnevam asi on ju telefon. Väga ilus on meil siin. Õudne, siin on kole ja seal majas. Oota, ärge kinni. Ja majas on veel kole. Ämma katta. Ja ma olen nii Ämma kitti. õudne olla. Ämma kitti.
lastega kolimine on põnev. Ja teil on erinevat värvi šokid jalas. Väga ilus. Emme Kitty. Emme Kitty. Nii. Meil pidid siis täna jõudmagi esiku garderoobikapp, vitriinkapp ja valamukapp. Et siis ongi nagu hea järgmine päev kolida, kõik kraanikauss on olemas, üleriided saab ära panna, kõik asjad nagu justkui kappidesse panna. Siis väike kurb uudis, et tootmisest tuli valetoon. Ja siis me mõtlesime, et okei, nagu nii meil neid asju ei ole, et kolime siis täna. Et homme ju on vaba päev ja võib-olla olekski nagu keerulisem asju tassida, kui mõlemad lapsed on kodus. Et siis saatsime lapse lasteaeda ja paneme hullu lihtsalt, tassime asju. Ärge pange seda laiku siin tähele. Nii et jah, kõik ei saagi valmis. Kahjuks. Et meil ei ole ju köögis kraanikaussi, siis meil ei ole vähemalt nädal aega vannitoas kraanikaussi. Õnneks vets töötab, saab duši all käia ja tehnoruumis on ka kraan olemas, kust vajadusel saab vett võtta ja hambaid pesta ja kõiki siukseid asju. Mis seal ikka teha, selles mõttes siia me ju ei jää ja tuleb lihtsalt üle elada, ma arvan, järgnevad kuu aega sellist segadust ja arusaamist, kuhu miskit võiks osta veel, mis riiulitest on puudus, mänguasjadest teha suur puhastust, sest neid on liiga palju, riideid samamoodi. Et me küll nagu oleme rääkinud, et meil ei ole väga palju asju, siis kolimise käigus saad aru, et oota, aga minu jaoks on palju, juba praegu on palju. Ja rääkimata siis sellest, et meil on mõned asjad maal vanemate juures lihtsalt hoius olnud, sest üürikorterisse ei ole mõtet nagu mingit asju võtta. Nii et tuleb ka seal teha suur puhastust ja ikkagi kõik riided tuua ühte kohta, et aru saada, kui suur kogus neid on. Nii et tänavakivi ei ole jõudnud paigaldada, sest ilmad on koledad olnud ja muid asju lihtsalt kogu aeg jooksvalt pähe lajatanud. Ja rääkimata siis haljastusest enne kolimist, et muruseeme ei ole maas, ei ole tasandatud. Et kahjuks jah, peab natukene selle mullaga seal tegelema, aga pole hullu. Täna kolime, see on ju kõige tähtsam. Mul lihtsalt ei ole sõnu. Nagu see reaalsus vist hakkab nagu kohale jõudma, et oota, aga see on meie maja päriselt ka. Mitte lihtsalt mingi projekt, mille kallal me töötame ja mitte mingi lihtsalt kauge unistus, vaid see on reaalne maja ja ma käin ja jalutan siin maja peal, sätin asju lahti, et oleme valmis esimeseks sööks. Ja siis ma vaatan kõiki neid detaile, mida me oleme valinud, mis on võtnud meilt väga palju aega. Ja siis sa vaatad ja mõtled, kuidas kõik omavahel kokku klapib. Et see on lihtsalt nii ilus. Ja tulebki lihtsalt nuttkurku, et nagu päriselt on meie maja. Uskumatu.